Orduvennad, mässulised, Viru, Järva, Harju vasallid on teinud sobingu Rootsi kuningaga ja kelle vastu? Nende seadusliku valitseja Taani kuninga vastu. Nad peavad salaplaane, on kogunenud juba Tallinna alla ja peavad ainult silmas võimalust, et anda Põhja-Eesti, Harju, Viru Rootsi kuninga krooni külge. Rootslaste laevastikku on ordumeistri valduses olevate kindlate teadete kohaselt oodata juba lähemal ajal. Liivimaa ordu, kes on alati kaljuna õigluse seaduslikkuse eest seisnud, ei saa sellist alatut reetmist mitte taluda. Salasepitsuste ja reetmise kantsiks on aga jumala vallatute Padise munkade konvent ning selle abt Nikolaus on ise korduvalt mässajate kirju Rootsimaale viinud ja sealt ka vastuseid toonud. Sellepärast on tarvis leida paar tosinat julget meest ja truud Taani kuninga vasalli, kes ohtu kartmata selle ussipessa tungiksid ning tooksid reeturist abdi Nikolause vangina ning mässajate kirjad, kui selliseid seal peaks leiduma ordumeistri kätte. Padise klooster tuleb laiali lüüa. Ordu tahab sellisel viisil hangitavate tõendite ja ässitajatest munga Nikolause ülestunnistuse alusel jõudumööda Taani kuninga huvide eest Eestimaal seista ning mässajaid karistada, milleks talle on andnud kadunud isand Marquard Breida kirjaga juba ammu voli. Kui kirjavahetus Rootsi kuningakojaga leitud on, tuleb see kindlasti kui ordu ja kogu maailma ristirahva huve kahjustavana ning Taani kuningakoja suhtes reetlik asitõend kaasa võtta. Samuti tuleks kaasa võtta abt Nikolaus, kes kindlasti oskab selgitada, mida ja kelle huvides ta on siin jõudnud korraldada. Ja lisaks arvab ordumeister, et ei oleks soovitav, kui kloostrisse tungimisel pealtnägijaid koha peale maha jääks, sest mungad on alati oma kurjuses ja salakavaluses valmis laimujutte levitama selleks, et Liivimaa ordu ja teiste õiglaste võimukandjate ettevõtmisi Rooma kiriku peas mustata ja halvas valgust näidata. Valmast. Ja parem olekski tegelikult ise, et kui näitaks ära, et maarahvas sellest tegelikult süüdi on ja mitte keegi teine.